See on nüüd tõesti eriliselt värviline ja ilus laud, mis siia kaetud on. Aga kui me nüüd oleme juba jõudnud vähidiagnoosini, kuidas ja mismoodi see toidulaud siis peab välja nägema? Kui kasvaja on diagnoositud, et siis sõltub sellest, et mis on raviplaan ja kus see kasvaja paikneb. Et kui kasvaja on seedetraktis näiteks, siis 80% nendest patsientidest on alatoitumuse riskis. Kui kasvaja on näiteks endokriinorganites või näärmetes, no näiteks rinnanäärmes, siis pigem me räägime sellest, et me peame hoidma seda menüüd niimoodi, et patsient ei võtaks juurde. Ehk et siis see sõltub palju sellest, et mis tüüpi kasvaja on, aga teiselt poolt ka sellest, et mis raviplaanis on. Nii et teinekord on nii, et me teame juba ette, et inimene ei saagi üldse suu kaudu selle ravi jooksul süüa ja me peame hoopis andma talle toitaineid kuidagi teistmoodi. Nii et see soovitus sõltub sellest, mis on kasvaja diagnoos. Võtame näiteks rinnavähiga patsiendi. Et mida sa soovitad tal süüa siit sellest rikkalikust toidulauast? Üks hästi hea lihtne reegel on see, et sul peaks olema 5 värvi. Võt konkreetselt näiteks toitainena D-vitamiin. Me peame saama ka asendamatuid selliseid makrotoitaineid, millest saab energiat. Et omega-3 on näiteks selline rasvhappe ja seda on kõige rohkem kalas. Nüüd ega siis niimoodi ka ei saa, et mul nüüd kasvaja diagnoositi ja ma hakkan sööma nagu mehed taritsevad ütelda, et kas ma pean hakkama nüüd sööma nagu lehm või silo sööma siis, eks ole. Et ei pea, et sellest saab nagu teha väga head rooga. Hea on kasutada neid kodumaiseid köögivilju ja teha sellest selline hea püreesupp näiteks. Et see püreesupp ei pea olema selline tavaline kõrvitsapüree, kuigi just selline värviline toit teinekord stimuleerib ja ergutab ja paneb rohkem sööma, aga sinna võib panna sisse veel toorjuustu, et teha teda tõhusamaks ja just neid tšillipipart, mis meestele meeldib nagu rohkem, ingverit ja kõik need samad küüslaugud asjad kokku panna ja te saate samasuguse, ütleme, tooraine puhul hoopis teistsuguse roa. Tomat on väga hea, tomatis on lükopeeni ja tomat on üldse värske ja mõnus, aga tomat tegelikult kuumutatud vormis ja jällegi, et panna toidu sisse, siis sealt saab veel neid kasulikke aineid isegi paremini kätte. Nii et eesnäärmevähi uuringud jällegi näitavad seda, et lükopeeni, tomatirikkaid, tomatipastarikkad toidulauad on nagu paremate ravitulemustega isegi, et seda me küll soovitame, et võtke omale siis pastaroog parem selle tomatipastaga. Tuleb lihtsalt balansseerida ja ma vaatan, sul on puljongid ja juustud ja praegu me tegelikult joome teed ka. Ja teega seonduvalt on tekkinud küsimusi, et kas näiteks erinevad ravimteed, kas need üldse on kasulikud patsiendile. Vedelik on see, mis aitab nagu seda vereringet hoida, aitab neid neere kaitsta ja jällegi, et mitmed uuringud on näidanud, et need, kes joovad üle 3 tassi rohelist teed päeva jooksul, et nendel on jällegi ravitulemused paremad mitmete kasvajad. Kas sa soovitad pigem siis seda rohelist teed? Meil on siin pakutud kasepässik ja 9 vägine näiteks, sellised teed. Ma ei saa teile ütelda, et millist rohelist teed tuleb täpselt osta, on ju. Sellepärast ma paningi ta siia purgi sisse ja et loomulikult kvaliteetne roheline tee, aga uuringute järgi jällegi pole öeldud, et võt see või teine firma, eks. Kuidas suhtuda vitamiinidesse ja toidulisanditesse? Vitamiinid ongi meil siin laua peal. Need on nüüd need, mis on ehedad vitamiinid, aga millisel juhul peaks purgist juurde võtma? Peaks purgist juurde võtma kindlasti sellisel juhul, kui on defitsiit. Ehk et kui defitsiit on kindlaks tehtud, siis see vajab samamoodi ravi nagu kasvaja. Et number 1, mida kõik vajavad juurde, ongi D-vitamiin. Et meil ei ole isegi vaja seda määrata Eestis, et me teame, et kõikidel alla 3-aastastel lastel või siis alla 4-aastastel 3-aastastel ka ja üle 65-aastastel vanustel on soovituslik võtta lisaks D-vitamiini, sest meie päikesevalgusest sellest ei piisa, et toiduga saada piisavalt. Siit ma just lähekski edasi järgmise küsimusega, et kuidas seda maitsemeelt hoida ja suuhaavandeid vältida, see on ka paljude teema.
Et kui juba suuavandid on tekkinud, siis on muidugi omad soovitused, sest väga siuksed happelised ja teravad asjad siis vastupidi ärritavad seda limaskesta. Et siis ikkagi tuleb konsulteerida juba kas oma arstiga või siis meil on väga head spetsialiseerunud õed nii kiiritusravis, keemiaravis kui ka siis toitmisraviõed, kes oskavad nõustada neid patsiente. Siis ongi siuksed mahedad toidud ja võib-olla vastupidised soovitused hoopis tervislikule toidule, et ongi see püramiid teistpidi, et tulebki süüa siis seda saia ja rasvasemat ja nii edasi, et saaks lihtsalt kalorid ja kõik toitained ikkagi kätte. Ühesõnaga koostöö oma arstiga ja tuleb kuulata ja tuleb rääkida ka. Tuleb rääkida oma muredest. Paljude probleemiks on nüüd siis vastavalt kas kaalutõus või kaalulangus ja paljud ravimid ju ka mõjutavad seda. Mida siin soovitada? Jah, et jällegi nii mõnegi ravimiga me ei saa ära hoida kaalutõusu. Et eriti kui me räägime hormoonaktiivsetest kasvajatest ja ka operatsiooni järgselt, teinekord kas eesnäärme või munandivähi järgselt või siis ka hormoonravide järgselt, eks ju, et kaalutõus on paratamatus. Küll aga oma keha koostist me saame hoida sellega, et me tõepoolest teemegi need tervisliku toitumise soovitused ehk et me ei patusta või me ei söö liiga palju neid ülemises tipus olevaid maiustusi, ütleme kiirelt imenduvad suhkruid, vaid selle asemel siis tarvitame just valgu ja rasva, selliseid heade rasvade allikate rikkaid toitusid ja ütleme, et et ongi, et minu siuke soovitus on, et igasuguseid maiustusi ja asju peab endale lubama ka, aga tee need õiged valikud, et võta need marjad, võta need pähklid, mandlid on ju, et saaks nagu kõik need rikasta seemnetega oma toitu, tume šokolaad on ju, et sellised nagu kõik need tervisliku toitumise soovitused. Patsiendid kardavad mett, et kas on levinud kuskil mingid müüdid, kas mett tohib tarbida üldse vähiravi ajal? Mesi on lubatud küll kasvaja ajal tarbida, küll aga seda ei soovitata tarbida palju. Miks? Sellepärast, et ta sisaldab väga palju selliseid aktivaatoreid ja ta on ju mõeldud mesilaste nii-öelda kasvatamiseks, eks ju tegelikult ja kõik, mis nagu soodustab kasvu, teoreetiliselt võib ka siis seda kasvajat panna kasvama ja sellepärast ongi, et kui me niisuguse nii-öelda kasvuaktivaatoreid palju tarvitame, et siis tõesti teoreetiline võimalus, et me sellega soodustame ka kasvaja kasvu on olemas.